mina olen Signe Krikman, tere ka minu poolt kõigile ja enne, kui ma hakkan rääkima nendest projektidest, mis Tallinna Ülikooli osalusel on siis läbi viidud erinevates asutustes, ma tahaksin ka näidata ühte lühikest videot, sest kui ma olen käinud rääkimas erinevate inimestega sellest, et kuidas kunstiteraapia või kunst võiks rikastada eakate inimeste elu, siis tihtipeale minu käest on küsitud, et kui inimene on juba eakas ja ta ei ole varem oma elus väga palju kunstiga kokku puutunud, võib-olla viimane kogemus jääb sinna kooliaega ja võib-olla ei ole ka sage selline kunstinäituste külastaja, et kas siis see kunst on tema jaoks või et mida see kunst siis võiks, kunsti tegemine võiks siis sellisele eakale inimesele pakkuda. Ja siin ongi nüüd siis lühike video selle kohta, kuidas eakad inimesed, kes varem ei ole kunstiga kokku puutunud, aga nad räägivad sellest oma kogemusest, mida see kunsti tegemine neile on andnud. Yeah, dreams that we were on the stage and doing this, doing that. And I said, I'm not an artist. And she said, well, Mom, you could be. A lot of people, living in these places, the apartment houses, there's nothing to do. And here, anybody that lives in this building can find something to do. When you're told that you're nothing and you're not important to society and you're invisible often enough, you start to believe it. I get to class and I cannot do anything. I just can't. Because I'm not an artist. And when he really got upset with me, he said, Sally, take the paintbrush, put it in ink, and put it on the canvas. And I did. It surprised me. It was liberating. It was just liberating. It was like, oh my God, I don't have to be an artist to do this. I think that sometimes they doubt themselves that they can do it, and they don't try to do it. If they do, they find that they can do it. So we're just going to get into some improv now. You're such a gift to the world. Well, for Christ's sake, dancing! Teaching artists is a big component of what we do. We deliver a lot of arts programming. We hire all professional level teachers. It's understanding point of view and how emotion comes into play. Oh, that's great. I look at the world in a different way now. Just looking out here at the garden, I see now how this would look on paper. Either in color or just line drawings. Give me an urge to go back to my apartment and start to draw it, because I think it's so pretty. I never saw things that way before. Making something from nothing has had a great impact. Let's go, Mom. Because what is its impact is my self-worth, my self-esteem. Look what I did. Wow. There's studies in creativity and in art forging that show that participation in professionally led arts programs taught by teaching artists can reduce doctor visits and hospitalization, reduce Great colors like this. $100 myself. That was good, Hannah. That was good. It has benefited me so much. Not only am I stronger, my balance is back. I'm starting to lose my balance. I don't think I'm quite as forgetful as I used to be. With just saying something,
the whole concept of the arts colony in the first place was about creating an intentional community around having art be the core community spirit to the place instead of just people being over a certain age. I'm very happy to be part of the art community. It makes me feel like I fit in somewhere. It's like a second chance in life, and it's all about me, and you grow. You find you, the real you, things that you didn't have a clue that you had going on. I came from the era when I would hear myself saying, oh, I'm just a housewife. Now, I can sit and I can say to you, I am an artist, I am an actor, I am a poet. Isn't that wonderful? These people are a treasure trove of stuff that we don't pay attention to. We walk by and they're invisible. These people are amazing. Ma võtsin nüüd kokku, et mida need inimesed siis rääkisid, millised olid need olulised valdkonnad nende elus, kus nad tundsid, et kunsti tegemine on olnud neile abiks. Nad rääkisid sellest, kuidas siis on paranenud nende meeleolu, paranenud on tasakaalutunnetus, mälu on paranenud ja kuidas see on vähendanud ka siis selliste arstivisiitide, haiglaravi ja ravimite vajadust. Aga mitte vähem oluline ei ole ka siis see, kuidas kunsti tegemine mõjutab inimeste eneseteadlikkust. Et nagu seal inimesed rääkisid, et selle kunsti tegemise kaudu nad on saanud justkui teise võimaluse oma elus. Nad, vaatamata sellele, et nad on eakad inimesed, nad õpivad, nad tunnevad, et nad kasvavad, nad leiavad ennast. Ja see annab neile usku enesesse ja võimaldab enese üle uhkust tunda. Ja täpselt samamoodi siis oluline on see, et kuidas ma ennast tunnen või kelleks ma ennast pean. Et vanemas eas tihtipeale, me ju määratleme ennast oma rollide kaudu, meil on professionaalne roll, meil on perekonnas roll ja kui nüüd vanemas eas inimene läheb pensionile, võib-olla tema abikaasa või elukaaslane sureb, need rollid kaovad ära, et mis tuleb selle asemele. Ja nii nagu jälle sealt sellest inimeste jutust tuli välja või mida nad pidasid oluliseks, ma võin olla, isegi siis, kui ma ei ole varem kunagi tegelenud kunstiga, aga nüüd ma teen seda ja selle kunsti tegemise kaudu ma võin olla kunstnik. Ära. Ma võin olla poeet. Ja muidugi siis need grupitööd, et need siis annavad inimesele tunde, nad ei ole üksi, nad kuuluvad teiste hulka. Tulles nüüd siis selle projekti juurde, siis esimene projekt, mis oli siis loovteraapia teenuse väljatöötamine, see algas koolitusest, Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate üliõpilased osalesid sellel koolitusel, aga ka siis Tallinna erinevate hooldus- ja raviasutuste töötajad. Sellise ettevalmistava etapi käigus siis peeti loenguid, toimusid töötoad, kus siis osalejad õppisid kasutama materjale nii nagu võib-olla eakatega suhtlema ja kasutama materjale, tehnikaid, mis oleksid eakatele sobivamad. Ja pärast siis seda, kui selline koolitusfaas oli läbitud, siis hakati siis neid teadmisi siis rakendama Tallinna erinevates asutustes. Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus, Mustamäe Sotsiaalkeskuses, Tallinna Diakoonia haiglas ja Iru hooldekodus. Mida siis loovteraapia, mida me selle projekti käigus siis tähele panime, et mida loovteraapia võimaldas? Et erinevalt verbaalsetest teraapiatest, siis loovteraapia võimaldab kommunikatsiooni, võimaldab inimesega suhelda ka siis, kui inimese kõne on takistatud või tema selline verbaalne suhtlemine on piiratud,
aga võib-olla inimene on ka selline endasse tõmbunud, ta ei soovi suhelda, siis kunsti tegemine pakub väljendusvõimaluse. Inimene saab ennast väljendada ja selle kaudu ka siis teistega suhelda. See pildi peal olev naine, kes oli alati hästi vaikne ja endasse tõmbunud, aga siis pärast seda, kui ta oli koos terapeudiga voolinud paadi, siis ta jutustas loo oma isast ja sellest, kuidas nad käisid kalal ja sõitsid paadiga. Mingi mälestus, mis oli tema jaoks väga isiklik ja väga oluline ja selle kunstitöö tegemise vahendusel ta siis soovis seda jagada ka teistega. Loovteraapia lisaks sellele võimaldab ka siis koguda inimese kohta lisainfot, mis mõnikord võib abiks olla ka diagnoosimisel, näiteks dementsuse puhul haiguse alguses. Võib-olla seda algust on väga raske märgata, aga siis näiteks kunstitöödes tulevad välja sellised tajumuutused. Seda on täheldatud joonistuste puhul, aga siin ka sellises savitöös. Näha tajumuutused just näo kujutamisel, kus näo osad võib-olla ei ole päris samas kohas, kus nad, ma ei saa teile näidata, aga seal nüüd silma juures on üks kõrv veel ja siis igas silmas on nagu mitu iirist. Mõnikord see võib väljendada ka joonistuste puhul, et näiteks kas silm või suu on üldse väljaspool näokontuuri. Ja samuti siis loovteraapia võimaldab siis inimestel leida üles need olulised ressursid, mis neid aitavad selles olukorras, kus nad praegu on, et tõesti selline inimene avastab endas oskused, sellise, et tal on silma luua midagi ilusat ja tal on tõesti ka käelised oskused, mida ta ei osanudki üldse kahtlustada. Seesama, mis oli selles videos, et ma suudan teha asju, mida ma tahan teha ja mis pakuvad mulle rahuldust ja mis rõõmustavad mind. Siin järgmistel piltidel on siis nüüd näha loovteraapia protsess, et see protsess tegelikult on siis pigem selline toetav ja kaasas olev ja suunatud rohkem ikkagi tõesti sellele tegevusele ja protsessile endale, mitte siis niivõrd sellele tulemusele, et selle poolest siis loovteraapia erineb võib-olla kunstiõppest, kus oluline on just see tulemus. Ma ei taha siinkohal öelda kindlasti mitte seda, et dementsusega inimesed ei ole õppimisvõimelised, on küll. Lihtsalt küsimus on selles, et mis on selles protsessis oluline. Kui inimese jaoks on oluline see, et õppida uusi oskusi, siis terapeut toetab teda ka selles. Ja kuidas need muutused siis ja see, kuidas need oskused tulevad, ongi näha inimeste töödes. Kui vaadata näiteks esimest tööd ja siis viimast tööd, siis on näha, et kuidas on inimeste sellised oskused on paranenud ja siis ka võib-olla selline vaatenurk on muutunud. Loomulikult need ilmuvad tõesti selliste vaevu märgatavate muudatustena alguses, aga kui tööde käigus on näha, kuidas inimene siis tõesti võtab järjest suuremaid riske, ta võtab suurema paberi, paneb sinna rohkem värvi, värvid muutuvad kirkamaks. Või siis ka grupitöös inimene arendab sotsiaalseid suhteid ja loob siis sidemeid teiste inimestega. Aga samas võib see protsess olla ka selline väga isiklik ja intiimne, nagu on näha siin nendel piltidel, kus siis naine voolis linnu ja ütles selle kohta, et see on minu hing. Pärast siis sellest hooldusasutustes läbi viidud projekte sellele järgnes nii-öelda jätkuna, sest tegelikult ju lisaks dementsusega eakatele inimestele vajavad toetamist ka nende perekonnaliikmed, kes siis samamoodi vajavad sellist turvalist keskkonda, kus nad saaksid kohtuda inimestega, kes on võib-olla samasuguses olukorras ja kuidas need pereliikmed siis saaksid korraks välja tulla sellest hooldaja rollist ja võib-olla uuesti leida üles selle suhte, vanema-lapse suhte, mis on küll täiskasvanud lapse ja vanema vahel, aga mis ikkagi on
jätkuvalt oluline ja millest inimesed on tundnud puudust. Selles projektis osales siis 4 perekonda ja nad käisid koos siis 4 kuud 2 korda kuus. Täpselt samamoodi siis jällegi sellised loovtegevused, aga need loovtegevused olid siis seotud mitmesuguste teemadega, mis võimaldasid siis eakatel meenutada oma elu, tuua sealt välja olulisi asju, mis olid neile olulised. Ja siis, kui eakad inimesed rääkisid oma lugusid, siis nende täiskasvanud lapsed said neid lugusid täiendada oma mälestustega ja sel moel siis inimesed saavad minna tagasi, perekonnaliikmed, nad saavad väljuda sellest hooldaja ja hooldatava rollist ja leida siis selline suhe, mis neil on kogu aeg olnud ja mis tegelikult on ka jätkuvalt olemas, kuigi see võib-olla sellisel kujul enam ei ole võimalik väljenduda. Lisaks siis nendele loovtegevustele me käisime ka kunstimuuseumis. Mujal maailmas on päris mitmetes muuseumides on olemas kohe eraldi programmid, kunstiprogrammid, muuseumiprogrammid dementsusega inimestele ja nende hooldajatele. Meil küll tõsi veel seni ei ole, aga kunstimuuseumi poolne suhtumine oli väga positiivne ja nad tõesti olid väga huvitatud sellest, et mismoodi, mida saaks ka muuseum pakkuda või kuidas selliseid programme korraldada, et kõik inimesed saaksid tulla muuseumisse, et kõik inimesed tunneksid ennast seal hästi ja naudiksid seda päeva seal. Ja selle muuseumi külastused ka siis ikkagi, need olid pigem sellised ringkäigud ja vestlused, mitte võib-olla sellised giidiga tuurid, kus kiiresti ühe pildi juurest teise juurde liigutakse. Aga ka see oli rohkem tõesti selline perekondlik sündmus ja selle me siis lõpetasime siis muuseumi kohvikus sellise tassi kohviga, et tõesti oleks oluline ikkagi see suhe, mis on nende pereliikmete vahel. Projektide tulemused, nende hooldusasutuste, siin on mõlema projekti tulemused. Hooldusasutuste poole pealt hooldusasutuste töötajad õppisid siis nägema neid asutuste kliente hoopis teisest vaatenurgast. Nad said inspiratsiooni nendest töödest, mis selle projekti käigus hooldusasutustes tehti, nad saavad kasutada neid tehnikaid ja ka edaspidi neid vahendeid ja nad nimetasid seda, et ka oli tunda, et asutuse atmosfäär oli muutunud positiivsemaks. Nad märkasid klientide juures seda, et stress vähenes, kuidas inimesed olid muutunud aktiivsemaks, rõõmsamaks ja tõesti ka siis võib-olla ka natukene nagu sellisest oma kestast välja tulnud, siis oma selliseid piire laiendanud ja muidugi need oskused, mis siis ilmnesid, et need olid siis üllatuseks töötajatele ka. Nüüd kursusel osalenud üliõpilaste ja siis asutuste töötajate jaoks, et nende jaoks oli muidugi eelkõige selline suur õppimise kogemus, et kuidas töötada alustades selleks, et kuidas suhelda dementsusega inimestega, et kuidas nende mäluprobleemidega toime tulla, kuidas olla kliendi suhtes tundlik, kuidas saada aru, kui inimesel on verbaalne suhtlus takistatud, kuidas saada aru tema meeleolust, sellest, mida ta võib-olla tahab väljendada ja kuidas siis sellise inimesega ikkagi luua see terapeutiline suhe, mis seda dementsusega inimest toetaks ja abistaks. Ja muidugi siis see, et inimesed võivad olla väga kriitilised oma tööde suhtes, et kuidas siis sellise kriitilise meelega toimetada ja kuidas teha koostööd siis asutuste töötajatega. Nüüd selle pereliikmete projekti puhul pereliikmed leidsid, et tõesti on vaja neile sellist kohta, kus nad saavad oma hooldaja rollist välja tulla ja kuidas nad ikkagi tunnevad puudust oma vanemast ja kuidas neil oli hea meel näha oma vanemat suhtlemas seal grupis ka teiste inimestega,
see oli ka nende jaoks selline, andis natuke sellise uue vaatenurga. Ja nad rääkisid ka sellest, et kuidas siis ka nende omavaheline selle suhtlemine paranes, sest näiteks ka vanematel dementsusega inimesel see kõne paranes, mis muidugi ei võimaldanud suhet enam muidugi sellisena, nagu oli olnud enne haigestumist, aga suhtlemine oli oluliselt parem. Ja samas selline termin, mida nad kasutasid, oli avardumine, et inimesed dementsuse puhul nad võivad jääda sellisesse isolatsiooni, et kuna sõbrad ja sugulased dementsusega inimesega nad tihtipeale ei oska suhelda ja siis võib-olla sellisest kartusest, et nad ütlevad või teevad midagi valesti, siis nad pigem väldivad dementsusega inimesi, aga selle tulemusena inimesed jäävad tõesti isolatsiooni ja tõmbuvad endasse. Aga nüüd see kunstiprojekt ja see grupp ja need võimaldasid siis inimestel jällegi oma maailma avardada. Mõned inimesed hakkasid kunstivahendeid kasutama ka kodus, pöördusid uuesti nende käsitööoskuste juurde, mille kasutamisest nad olid loobunud. Ja lisaks siis sellele, et kunstitööde käigus inimesed hakkasid kasutama rohkem värve, hakkasid nad pöörama ka rohkem tähelepanu oma välimusele. Nii, ja siin on nüüd üks kliendi töö, õigemini see on nüüd 2 inimese töö, vanema ja lapse, täiskasvanud lapse töö. Ja kui see algas niimoodi, et lihtsalt merepildina, siis kui see tööd selle protsessi käigus nad edasi tegid, siis tuli välja, et see on üks koht, kus nad varem käisid alati pikkadel jalutuskäikudel ja pidasid omavahel pikki vestlusi ja need jalutuskäigud ja vestlused olid olnud nende mõlema jaoks väga olulised. Aga siis, kui vanem haigestus, siis ei olnud jalutuskäigud võimalikud ja ka need vestlused ei olnud enam sellisel kujul võimalikud. Ja nad mõlemad tundsid sellest väga puudust. Aga nüüd selle kunstitöö vahendusel nad said tagasi minna sellesse hetke ja sellesse suhtesse, mis on nende mõlema jaoks oluline ja mis tegelikult on ju olemas, kuigi seda võib-olla sellisel kujul enam ei ole võimalik väljendada. Nii, aga aitäh teile minu poolt ja ma annan nüüd sõna Malle Luigele, kes räägib muusikast ja eakatest.